Tere ka minu poolt. Ma ei tea, töötab vist. Ma olen Tarmeko grupi üks omanikke, lihtsalt üks 2 omanikust. Ja Tarmek on niisugune vanemat tüüpi 47. aastal vägivaldselt Nõukogude võimu poolt rajatud mööbliettevõte. Aga mingil imelikul põhjusel mul paluti rääkida mööblitööstuse väljakutsetest. Ma arvan, et me ju tegelikult teame ise kõiki neid väljakutseid või tähendab, teie ise teate ja mina tean ka, et ma ei oska ütelda, kas siit nüüd on midagi väga spetsiifiliselt rääkida, aga ma jagaksin need väljakutseks nagu 2, et on pikaajalised või pigem isegi igavesed väljakutsed ja siis lühiajalised viimase aasta-2 väljakutsed. Et need pikaajalised väljakutsed on kõige olulisem meie jaoks, kõigi jaoks, ma arvan, see turukonkurents. Ja teiseks tööjõupuudus ja 3. väljakutse minu jaoks on riigiaparaat. Turukonkurents, kui vaatate, et teid siin kas või siin Kagu-Eestis on juba niivõrd palju, siis järelikult on turg täis, turg on tihe. Ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks kui hakata kusagil enda klientide hulgas hinnatõusust rääkima, jube keeruline on. Et ma olen kaotanud kliente niimoodi, et tahtsime, see oli ammu, tahtsime tõsta 5% üle mingi 4-5 aasta ja väga tõsine klient oli, väga hästi saime läbi, kõik oli, ta aasta jooksul lahkus. Ütles, et aga äkki sa järgmine aasta tahad veel 5% tõsta. Et see nagu iseloomustab väga hästi mööblituru olukorda, kus konkurents ka rahvusvaheliselt ja ka siin riigisiseselt on tohutult suur. Ma arvan, et meid on liiga palju. Selleks, et meil kõigil et rohkemat hakkaks hästi minema, tõenäoliselt peaks meid olema vähem. Aga ma pärast räägin täpsemalt seda viimast paari aasta väljakutsetest, sest ma tegin väikse telefonikõned, siin rääkisin mõned Eesti suuremate puitmajatootjatega, saeveski omanikega, mööblitöötootjatega, küsisin, mis nende täpsed seisud on viimase aastaga, et nad lubasid nii-öelda umbisikuliselt, et ma võin seda teiega jagada. Et mis siis nendel on toimunud ja kuidas nemad on hakkama saanud. Ja mis sa salata, mööblitootjana teeb kadedaks. Teistel läheb oluliselt paremini. Aga siis algusest peale, et ma ei tea, selle maailmas oleva turukonkurentsiga, see on asi, mida me ei saa mõjutada. Euroopas on meid palju, maailmas on veel palju rohkem. Ma ise panin 15 aastat tagasi panin puitmööblitehase kinni, sellepärast, et lihtsalt jäime asiaatidele alla. Tagantjärgi vaatan absoluutselt õige otsus. Et sai nii-öelda nina verist välja rebitud. Kui ka tabel näitab, Excel näitab, et ei tasu, siis pigem ei tasugi. Reaalses elus tavaliselt tikub olema veel halvemini. Teine asi, mis see pikaajaline väljakutse meil on see tööjõupuudus. See on nüüd see teema, eks ju, me nagu aastast kogu aeg räägime, eks ju, räägime valitsustega, meie ettevõtjate liidud räägivad, kaubanduskoda räägib, kõik räägivad. Ei mingit muutust, absoluutselt. Ma olin ise paar aastat tagasi selle uue hariduse arengukava tegemise juures. Sinna oli kaasatud 86 nii-öelda eksperti üle Eesti. Nendest 6 olid seotud ettevõtlusega, 3 olid ettevõtjad. Ja tähendab, ma ütleks selle hariduse arengukava järgi ütleks, et meil ei olegi lootust. Et neil ei ole mingit plaani hakata koolitama inimesi, töötajaid vastavalt ühiskonna tööjõu vajadustele. Mitte mingisugust plaani ei ole. Ja see, siin räägitakse kutseharidusest ja kõik nii edasi, aga senikaua, kuni selline, et kõrgkoolis on võimalik praegu
nii-öelda maksumaksja raha eest lapsepõlve pikendada suvalistel erialadel lõpututes arvudes. Ma ei usu, et see olukord saab paraneda. Ja sellised kihvtid näited on, ma hiljuti kirjutasin sellest ka lehes, sain pärast kõvasti sõimata, et kui võtad haridusministri käskkirjad kutsehariduse kohta, kus on riigi tellimus, eraldatud rahasumma koolile, jagad selle läbi, saad ära, et palju siis ühe nii-öelda tellitud õpilase kohta riik aastas raha eraldab, siis nii-öelda kõige madalamalt tasustatud on tegelikult medkooli, ütleme, õed, hooldajad. Need, keda meil on tegelikult, võib öelda, et vaata, et kõige rohkem vaja. Nende see rahasumma jääb kuskil aastas alla 3000 aastas ühe õpilase kohta. Meie, ütleme siis puidutööstuse erialad ja niisugused kõik need tavalised kutseerialad, selle on kuskil seal jääb kuni 4000-ni. Aga kutsehariduse alla käib ka muusikakoolid, balletikool, eks ju, Tartus kunstikool Pallas, Tallinnas Georg Otsa nimeline muusikakool. Nendes on need numbrid Tartu Pallasest, ma ei mäleta, kas ta oli ligi 9 vist 1000 ja Otsas ja balletikoolis ja nendes on mingi lähes 11. Ehk et see näitabki tegelikult seda suhtumist. Raha läheb sinna, me võime siin tõmmelda palju me tahame, ega meil ei hakata inimesi koolitama. Nii et sellega võite arvestada rahulikult, töötajate koolitamine on meie enda mure. Nii, see oli see teine pikaajaline, kolmas on riigiaparaat, eks ju, kelle loomulikult see soov on oma ülalpidamiskulusid pidevalt kasvatada, mis siis lõpeb sellega, et juba pikka aega räägitakse uutest maksutõusudest, eks nad mingil hetkel tulevad. Et ega, ma ei tea, kas me saame selle vastu. Kui me nii vaikselt oleme, kui meie ei lähe sinna Toompeale mingite kombainide ja traktoritega või tööpinkidega sinna märatsema, eks ju, siis tõenäoliselt teevad ikka ära. Et võib-olla siin Kagu-Eestis te peaksite võtma siin kohapealsete metsafirmadega, keda pidevalt kotitakse, et te peaksite võib-olla nendega ühendust võtma, ajate harvesterid, forwarderid sinna veokite peale, vedada Toompeale. Kusjuures see mõte isegi metsafirmades juba käib. Sest tegelikult, kui seal märatsevad ainult, ütleme siis need nii-öelda rohelised, meil on sellest ainult kaotada. Et võib-olla teise klaster peaks võib-olla tegelema pigem sellega. Ma arvan, et sellest oleks võib-olla rohkem kasu. Võtke siin kohapealsete, ma ei tea, Valga puu või siin neid Lõuna-Eestis on firmasid, metsafirmasid ju palju ja rääkige nendega ja minge Toompeale. Võib-olla on see ainus, ma arvan, see on ainus tee. Need olid need pikaajalised väljakutsed, need jäävad ühesõnaga. Aga nüüd need lühiajalised, need viimased paar aastat, eks see on olnud tegelikult ikkagi küllaltki erandlikud. Et see kõige rängem meie kõigi jaoks ilmselt on materjalide ja toormete suur hinnatõus. Et siin, ütleme, ma võrdlesin eelmise aasta novembrit selle aasta, ütleme, juulikuuga, ehk siis eelmise aasta 4. kvartal versus selle aasta 3. kvartal. Ütleme, märg saematerjal oli novembris eelmine aasta kuskil 175-180 eurot tihumeeter. Praegu on ta kuskil 450-470. Umbes siis 250% hinnatõusu. See muidugi ei ole tulnud ka mitte lihtsalt, et saeveskitele meeldis tõsta, vaid eks see põhjus on ikkagi palgihinnatõusus ja muidugi ma usun, et see algne põhjus on tegelikult ikkagi Ameerika Ühendriikide buumima läinud kinnisvaraturg, mis ühel hetkel pärast seda, kui pikka aega olid tehased seisnud,
Ja siis, kui hakkas buumima majandus, siis oli saematerjalist nii suur põud, et hakati Euroopast välja imema seda. Ja siis Euroopasid tõstsid muudkui hinda, ameeriklased panid järje juurde ja lõppes sellega, et lihtsalt need Skandinaavia tehased ja Saksa tehased ja kõik need tootsid tegelikult Ameerikasse, mis siis tõstis ühtepidi hinna, tekitas tohutu nõudluse palgi järele. Ega palgi hind on ka läinud. Ütleme, eelmisel novembril oli kuskil 75 eurot, ütleme, okaspuu palk, praegu üleeile oli 150. Niisugune enam-vähem, ütleme, saeveskite sisseostu hind. Paar kuud tagasi oli veel isegi 170, siin ma nägin, oli ka keegi Toftani esindaja, Toftan, mis siin lammutas siin RMK oksjonil vist pea 180-ga, ostis suure mahu ära. Aga see on olukord, et ettevõttel on odavam osta kallilt toorainet kui seista. Et see on niisugune tõesti väga kummaline väljakutse. Ja siin ma küsitlesin neid tegijaid, see väga-väga vinge mööblitootja ütles, et ongi, et tema jaoks on kasvanud siis tooraine hind 175 pealt 450 peale. Ja samas ta üritas siis nii-öelda mööblitootjana pead minema siis kliendi juurde, et põlve nõtkutama, et saaks nagu hinda juurde. Ja ta on saanud juurde 15%. Ja ometi ta on hästi tugev ettevõte. Ja ütleme, et tema oma hind on kasvanud 40%. Et ma ei tea, kaua suudetakse. Aga ta ütles, ta üritab veel 15% juurde saada, aga ta ei tea, kas ta saab. Sest siin hakkab jälle seesama asi, et meid on nii palju, et meid on tegelikult tõesti, mööblitööstus on liialt killustunud ja siin ei ole nagu sellist, ütleme, sellist rusikaga lauale tagumise võimalust, ma kardan, et meil ei ole. Samas ma rääkisin hästi tugeva puitmaja tegijaga, et ka nendele on tegelikult kasvanud saemati hind, tema arvestab kuivatatud 18%. Tal oli siis kasvanud 195 pealt 450 peale. Aga samas tema on saanud oma näiteks liimpuidule hinnatõusuks 100%. On saanud kätte selle juba. Et aiamajades on kätte saadud 30% eelmine kvartal. Ja 4. kvartalis on lepitud kokku, et tuleb veel 30 otsa. Ehk siis ütleme, hinnatõus, mille nemad kätte saavad, on 60%. Et ütleme, et mööblitööstuses tundub täiesti ulme. Aga nendele see on käes juba. Ja see näitabki jälle seda, et esiteks neid tõsiseid saeveskeid on Eestis, ütleme, niisugune 5-6. Neid tõsiseid majategijaid on ka. Ütleme 5 suuremat, eks ju, mõned väiksed. Aga jällegi, neid ei ole 400, nagu on mööblitootjad. Ma arvan, et mööblitootjad on tõenäoliselt Eestis 400 tükki ikka ära, kui paneme kõik need väiksed mikrotootjad kõik kokku. Ja igal pool mujal samamoodi. Ja eks selle asjast süüdlaseks on see, et mööblitoistust on hästi lihtne alustada. Hästi väikese rahaga võid hakata nullist peale. Tegelikult seal 20 000 euroga hakkad kuskil garaaži nurgast peale ja nii ta läheb. Aga puidutööstust 10 milli pead ikka panema. Vineeritööstust 60-70 miljonit ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ühesõnaga paberitööstuseks ju miljard. Nii et see ongi tegelikult see häda, et miks meie ei saa hinda, aga nemad saavad. Ja see tähendab samas jälle seda, et meie võime jääda jälle sellest tooraine konkurentsist välja, sest nemad on tegelikult juba hinnatõusu saanud. Aga meie peame sellega kuidagi hakkama saama. Saematerjali tootja ütles niiviisi, et mis annab nagu väikest lootust meile, et kui üleeile oli palgihind veel 150, ta ennustab, et 4. kvartaliks on see umbes 20% väiksem.
sest et kõige suurematel saeveskitel on praegu laod täis, juba mitmed on palgi ostu peatanud ajutiselt. Ja nagu ma enne ütlesin, et eelmise aasta novembris oli siis 75 eurot palgitihu, nüüd üleeile 150. Ka 100% tõusu. Aga saematerjali hind on praegu 450-470, aga ennustavad, et 4. kvartalis kukub 370 peale. Samas jällegi, ega me siin Eestis ei saa selle mõjutamiseks tegelikult mitte midagi teha, et see sõltub ikkagi sellest, mis toimub Euroopas ja Euroopa hind sõltub sellest, mis toimub maailmas. Et Euroopa hind tegelikult määrab selle. No tegelikult need ongi need väljakutsed. Aga nagu ma ütlen, ega mul lahendusi ei ole. Et nende lahendused peab igaüks ise välja mõtlema. Peaks koolitama, arutama Excelis, et kas tasub teha või ei tasu? No, sul endal oli oma näide. Ei, seda küll, aga see... Tuleb kinni panna. Jah, ma ise panin kinni, jah. Ma aga muide enne seda muidugi kuskil 6-7 aastat ikka rebestasin, proovisin. Et veri jooksis nii kaua, kuni said aru, et okei, nüüd on ellujäämisest tuleb kinni panna. Et ega... No ma usun, et me kõik oskame Excelit. See on nii lihtne asi, see on see 4 põhitehet ja protsent. Et liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja protsendi arvutus. Sellest tegelikult, ütleme, ettevõtluses piisab. Aga see arvutus peab jälle nagu õige olema. Et jah, ütleme nii keeruliseks, nagu siin see eelnev esineja ajas, et loomulikult nii on võimalik proovida seda lõppu kätte saada. Aga väga paljudel ei tule välja, sest selle lõpuni ei jõuta. Et see, kui see tooraine hind ja hinnatõus ja siis ütleme väljamüügi hinnatõus on niivõrd tasakaalust väljas, ega seal väga palju see Excel ka ei aita või ütleme, siis isegi see lean way ei aita, ma arvan. Aga võib-olla ka teisi arvamusi. Ma ei väida, et ma olen selle koha pealt mingi eriti osav. Pigem olen olnud lihtsalt ellujääja. Et ma olen suutnud lihtsalt ellu jääda, aga mitte eriti edukalt. Aga mis see kase maailmas nii-öelda toimub, et veneerinnad on väga kõrged, palgihind samas nagu justkui ei ole nii märgatavalt tõusnud? No, kasel on üks suur pluss Eesti tingimustes. Kui võtta need Eesti Keskkonnaagentuuri metsaandmed, siis kaske on kõige rohkem ja kaske tuleb kõige rohkem. Kase tagavara kasvab iga aastaga. Seal on mitu põhjust, üks on see, et kase pindalad kasvavad, sest et metsaomanikud ja maaomanikud on aru saanud, et kase raiering on poole lühem kui kuuselmennil. Samas on kasepalgi hind olnud kogu aeg natukene kõrgem kui okaspalgil. Praegu küll mitte sellel erilisel ajal, aga kui sul on, kas sa kasvatad 50 aastat või kasvatad 80 või 100 aastat, on oluline vahe. Ja teine asi, et kases on tõesti suudetud, ütleme, et ka teadlased on suutnud kase aretamises tegelikult saavutada väga häid tulemusi. Ja ma arvan, neid juba Eestis hakatakse rakendama. Seda valitud seemet, sellised sirged puud. Kui Soomes sõita ringi, Soomes on aretust tehtud pool sajandit, juba 60-ndatel hakati peale. Kui sa vaatad Soome gaasikuid, need on nagu pliiatsid. Selliseid jändrikke nagu meil, seal ei näe. Kõik on nagu tikud.
sellest väljatulek treimisel või saagimisel on hoopis midagi muud. Nii et see on see töö, mida saab teha, aga jälle, kuna raiering on kasel lühem, tulemus tuleb kiiremini, isegi inimese elu jooksul on võimalik oma nii-öelda töövilja näha. Männil nagu eriti ei ole. Nii et jah, kasega on asi tulevik lihtsam. Pealegi siis, siis see üraski värk, eks ju, kui see, ütleme, et kui see selline maruroheline looduskaitse saab liiga palju hoo sisse ja kui tõesti üraski tõrjumine näiteks looduskaitsealadel keelatakse ära, nagu on juba juhtunud, siis ega üraski ju selle looduskaitseala piire ei tunne üldjuhul. Ta tuleb sealt välja ja võtab need muud metsad ümbert ka maha. Seda siin Lõuna-Eestis on juba kohati juba Karula kandis on päris palju juba. Siin, kui see ralli oli, siis see ralli, et see oli vist eelmise aasta rallil, vist ma nägin neid kaadreid, kui ETV näitas, kui drooni pealt nii-öelda seda rallit näidati. Sõitsin Lõuna-Eesti teede peal ja siis vaatad järsku mingid kuivanud metsad. Paistsid kohe välja, et sa näed, järsku on kuivanud alad, puud on püsti kõik. See ralli oli, jah, need droonivideod olid väga head, nagu ütleme, anti-metsamajanduse õppematerjal. Nii et selles mõttes on ka pilt nukram. Aga soovitan vaadata, on niisugune asi nagu, ta vist on Mets 2019 või 2020 on niisugune väljaanne, mida Keskkonnaagentuur annab välja, see on internetist leitav. Seal on kõik metsaandmed täiesti tasuta avalikult. Seal on näha, miks kases on rohkem perspektiivi. Kuidas ma saan teid siis veel lohutada? Midagi ilusat lõpetuseks. Kasest, mina alustasin kasemööblit tegemist kunagi 15 või midagi aastat tagasi, siis meil on turud muutuvad ka, mööbli, täispuitmööbli osas. Et siis nõuti ostja või ütleme edasimüüjad oskasid nõuda heledat kaske. Seda saab ainult talvel langetades, õhkuivatades ja järelkuivatades kuivatis näiteks. Aga praegu seda keegi küsi, kas seal on mingi nüanss ka juures? Vineeril nagu ei ole. No esiteks ma arvan, et see talvel lõikamine ja kõik see on vale. Kasel on lihtsalt see, et kasel on lihtsalt see nõndanimetatud väärlülipuit. Kui sa väed mingi tööstust, lähed sinna virna juurde, vaatad mis vähegi jämedam kask on, see on see tume laik keskel. No nimetaks väärlülipuiduks, aga tegelikult on see ikkagi mädaniku, ütleme teatud seen juba. Ja too lihtsalt ei saa kunagi valge olema. Ja tema tehnilised omadused on umbes nagu lepal. Ja meie treime teda, kuskile sisse saab teda panna, ütleme seal vineeri sisse teda ära peita, sest seal on siis neid või tervemaid kihte ka ja see on ristkihid ja nii edasi. Aga too osa mööbliks ta ei kõlba, sest ja see jääb alati, seda ei ole võimalik vältida. Ma mõtlen teist asja, et kui kaske suvel langetada, kuivatada, siis ta jääb niisugune roosakas, tõenäoliselt see valge osa. Ma ei mõtle seda väärlülipuitu. Aga kui talvel langetada, siis õhu käes kuivatada, nii nagu Happal omal ajal tegi, ja see kehtis selle puhul, kui sa paned ta naturaalse laki alla. Kui sa peitsi alla paned, siis see niikuinii näe. Et kasetoon muutub, kui sa valesti teda kuivatad ja valel ajal langetad. Ma mõtlen seda, aga ütleme... Mina olen saanud aru niiviisi, ma olen, ütleme Eestis võib-olla kõige osavamad vineeritootjad on seal Otepääl. Nendel on tegelikult väga ilus valge kasespoon aasta ringi ja ometi raiutakse aasta ringi ka seda puitu. Sa oled selles mõttes õigel teel, et see kuivatamine on õige, aga nad leotavad teda teatud temperatuuri juures, et pehmeks saada ja siis kuivatavad jälle teatud režiimiga. Ja nendel on ta tõesti valge. Et see ei ole sõltuv sellest, kas see on kevadel, suvel, sügisel või talvel.
see kindlasti ei ole õige. Otepäält, protsessi tehnoloogia areneb. jah, Otepäält võib ilusti vaadata, seal toob aasta ringi valget spooni. Samamoodi Kuusalus Mööringi tehases täpselt sama asi. Lihtsalt pead oskama. Aga tunnistan, ka meil läheb tihtipeale kollaseks. Aga noh, me ei tooda ka seda klassi spooni, mida nemad. Mitte selle toote jaoks. Jah, palun. Selle tööjõu teema juurde tagasi, et ma tean, et standard on juba vist ligi 20 aastat üritanud omal teist vahetust käima panna, aga ikkagi väidavad, et tööjõudu nad leia ei saa. Aga siis, et millised koolid teie nägemuse järgi peaksid siis neid siis vajalikke töötajaid ette valmistama, kas konkreetsed koolid oleks teil nagu silmapiiri või nimetada? Ei, nagu meil on need kutsekoolid, kes ju tegelikult puidu erialised õpetavad. Nii Tartus on ja siinsamas Väimelas on ja neid on ju Eestis veel. Need, kes Väimelas õpivad, need lõpetavad ära, need tahavad kohe direktoriks saada. No. Jah, ma võin selle jälle öelda, et ütleme, et meil oli varem kolmest tehasest kahe direktor oligi Väimelast. Või Võru tehnikumist. No jah, ütleme Võru tehnikumist, jah. Ja nüüd on üks, aga need hakkasid ikkagi sealt altpoolt peale. Et ega see on, kuidas öelda, omanike asi, kui ta tahab ta kohe direktoriks panna. Kusjuures ma tean ka ühte juhtumit, kus pandigi, ta ei olnud küll siit Võru tehnikumist, ta oli EPA-haridusega, aga pandigi noor mees mingi 5-6 nii-öelda ettevõtte kogemusega, enne oli mingi lihtsalt meister. Ja kuna eelnevad juhid kukkusid kogu aeg läbi ja siis omanik nägi tas ja andis talle võimaluse ja see nüüd juba nii-öelda noor mees on juba, ma arvan, üle 10 aasta seal ja väga edukas. Et ütleme, et ega haridus inimest ei riku. Et see ma olen väga selles mõttes pessimist, et ma nüüd arvaks, et kindlasti peab kõrgkoolist läbi käima selleks, et nüüd mingiks heaks juhiks saada. Kindlasti mitte. Kutsekoolist tuleb täitsa häid. Ja see on lõpuks ikka inimese omadus, isikuomadused ja ma ei tea, töökus ja Exceli tundmine ja seal on mõningaid sellised omadused, mis sul peavad lihtsalt nagu olema. Ja eks see väike selline marssali kepike peab ju kuskil ranitses olema ka, et kui sul seda üldse ei ole, siis just juhti ei saa. Nii et siit Võrust võib need tulla küll. Aga kust saada nii-öelda oskus nii-öelda töölist või operaatorit või seda, ma arvan, me peame ikka need kõik ise välja koolitama. Väga harva tuleb keegi, me proovisime praegu, meil olid praktikal olid näiteks Tartu Kutsehariduskeskusest mingi 4-5 noormest. Iseenesest ma ei ütle midagi halba nende kohta. Aga ütleme nii, et nad haigestuvad hästi tihti või kergelt keset sooja suvepäeva. Siuksed väiksed asjad, et sai, väga raske on nende peale nagu loota, et igal juhul tööle tuleb. Ja midagi ei teha, me oleme niisugune vana ettevõte, et meil on ka praegu veel päris palju vanu töötajaid, kes on tõesti töötanud aastakümneid. Ja midagi ei ole teha, see on veel nagu minust veel üks põlvkond vanemaid. Ja sel aastal on surnud neist 3. Aga nad ei ole surnud tööpinge taga, vaid lihtsalt kodus surnud ära. Aga täisid tööl praeguseni. Ja selliste inimeste põlvkond paraku kaob ära ja siis ongi see, et eks me peame selle järgmisega kuidagimoodi hakkama saama. Siin teie hulgas on siin Tarmeku inimesi, ma näen veel 2 tükki. Veljauga olin isiklikult koos, töötasime ühes Komsomoli noortebrigaadis 79. ja 80. aastal.
ja ei ole midagi piinlikkust tunda. Veljo asutas ettevõtte, läks varsti, Tarmekust läks ära, asutas oma ettevõttena, et Velma on väga edukas. No, midagi võib-olla oli. Nagu sa mäletad, siis meie vahepeal töötasime 12 tundi. Kui meile anti ülesand, on vaja ära teha Ugala teatritoolid 2 nädalaga, sest teatri ehitajad ei saanud valmis. Aga partei eliit oli kutsutud avamisel ikkagi. Ja siis oli, mööbel pidi ikka valmis saama ja siis me käisime tööl 6-6, 2 nädalat. Saime tookord vist, kas meile vist 400 rubla lubati igale ühele palka brigaadist. Noh, see oli jah, see oli tollal tohutu summa, aga noh, et jah, ega mul ei ole lahendusi ja ma arvan, et see tööjõupuuduse teema, see saab järjest olema järjest hullem, sest ega keegi selle niisuguse, no ütleme, et meil nagu ei hinnata seda inimest, kes oskab käeliselt midagi teha. Et ega te ilmselt tunnete seda ise. Ja kui te vaatate riiklikke vastuvõtte, kes sinna on kutsutud, siis seal ju ei ole neid inimesi. Seal on teistsugused inimesed, mistõttu nende nii-öelda siia meie hulka ei taheta väga tulla. See noorem põlvkond ikkagi, võib-olla ma teen neile liiga, aga neile väga meeldib see pehme pool, see pai. Võib-olla meie teeme neile liiga vähe pai, võib-olla. No võt, nii et lohutasin ära teid. Ei, aga ega ongi, et ega need raskused ongi selleks, et neid tuleb ületada ja kui ühel hetkel tunned, et enam ei taha, ega siis saab ju alati järele jätta. Sest mööblitööstus on liiga suur, ma arvan. Või ütleme nii, et aga see võib-olla ma olen valel teel, aga mulle tundub nii. Sest muidu ei saaks olla nii, et ma ei saa kuidagi hinda tõsta. See on kõige hullem. Ei saa tõsta hinda, vaja on, eks ju, kõik on tõusnud, aga mööblitööstuses ei saa. Ja majatöö teised saavad. Aga kas need on need väiksed või on see üks ja suur? See kõige suurem? Siis ju meie hinnatase ja palgatase on juba Poolast, Leedust on üle läinud. Ei, IKEA-st ma isegi ei räägi. IKEA on... Kas tema maju ei ole siin väga võntava? Kas tema ei ütlegi kõiki hinda ette? Ei, kindlasti mitte. IKEA on nii madalas hinnaklassis, et see on ikka täitsa omaette. Me oleme proovinud ka arvutada neile vaete vahel. Me voodilippe toodame neile. Aga siis see on, tõesti siis pead... seal on jälle see asi, et kui Hiina toodab palju voodilippe ja Venemaa toodab palju voodilippe ja Poola toodab voodilippe. Poolakad teevad aga põhiliselt import-spoonist, neil ei ole endal nii palju kaske. Venelased teevad dumpingut, IKEA on endal tehased Hiinas, aga me ei saa müüa tolle hinnatasemega, millega nemad. Et me peame mängima muuga, me peame mängima kvaliteediga ja tarnekildusega ja tarneaegadega. Õnneks praegu on Hiinast toomine läinud nii palju ajaliselt pikemaks, et nüüd tegelikult näiteks voodilipi hinnad Euroopas on natukene tõusnud. Kuigi üldiselt peab ütlema, et voodilipp, mida me oleme tootnud siin, ma arvan, ligi 30 aastat, hind on sama nagu, ütleme, 20 aastat tagasi. Ongi konkurents. Venemaa tuleb peale, Venemaal on ju, ütleme, palgi hind on enam pool meie omast. Kui meil oli, ütleme, kasepalgi hind oli 80, Venemaal oli 40. Energiahinnad on Venemaal odavamad, kõik on odavam.
seal on väga suured kontsernid. Noh, nüüd tänu Poola ja Leedu valitsuste tegevusele on hakatud nõudma Brüsselilt Venemaale kaitsetolle. Ja noh, käivad jutud, et see läheb läbi. Et Venemaa on läinud oma dumpinguga nii kaugele, et nad müüvad Euroopas odavamalt puittooted kui Venemaal siseturul. Ja see ei ole aktsepteeritav. Nii et praegu jah, need kaebused on sees Poola ja Leedu riigi poolt ja loodetavasti siis see läheb läbi ja siis Vene vineerile, spoonile, saematile, kõigele tuleb toll peale. Aga kindlasti, kuna Eesti impordib umbes 1 miljon tihumeetrit saematti Venemaalt aastas, siis see tähendab jälle kellegile, et keegi ei ole õnnelik. Aga noh, nagu siin öeldi, et ega kõik ei saagi õnnelikuks teha. Vot. Aga aitäh. Ettevõtjate küsimustikust tuli välja, et tegelikult enamjagudel on tellimusi rohkem, kui nad jõuavad täita. Kas sa näed, et kas see on ainult niisugune hetkeline sähvatus? No meil on ka praegu enam-vähem selline, et meil ei ole mitte kunagi olnud, ütleme Tarmeka ajaloos, nii palju kui mina seda mäletan, pole kunagi olnud üle 1,5 kuu tellimusi ees, mitte kunagi. Ja praegu ühel tehasel on, ütleme, 3 kuud. No. Kas see ei ole hinna tõstmise koht? Ilma sellest 10 aastat pikast teast. No eks me vaikselt tõstame, aga niimoodi tõsta, et me nüüd läheksime mingi 15% peale. Me peame ikka ise protsesse tegema efektiivsemaks. Ja eks see sama asi, mida meile siin näidati, need robotid ja eks me otsast teeme seda vaikselt. Ega ei ole teist teed, sest inimest nagunii ei ole. See vana hea töömees, see sureb ära ja noort head töömeest mul ei ole kuskilt võtta. Nii et jah, praegu on tõesti kõigil on tellimusi. Praegu on hea aeg. Aga... Kuidas? No vot, meil on jälle see, et me oleme sellest okaspuu nišist täielikult väljas. Me oleme kase peal ja lepa peal ja meid see hokkatõus üldse ei mõjuta. Aga see oli see teadlik otsus 2007 lõpus läks kinni. Enne me tootsime 1000 magamistuba kuus männist. Ma ei tahagi mõelda, kui me oleks seda tänaseni teinud. Et paraku nii, et need okaspuu mööblid hästi efektiivselt oskab toota ainult paar ettevõtet Eestis. Niimoodi, et sealt nii-öelda korralikult raha teenitakse. Aga ega ettevõtlus on ka eluviis, et kui meeldib ja saad nii-öelda perele leival lauale ja kohalikele inimestele ka ja miks mitte. Jah. Ma siiski ettevõtlust hobiks ei julgeks nimetada. Mina tean ühte hobi mööblitootjat, et lahkunud Ülo Kärnits omast ka mööblitootjat, ta hoidis seda hulka aega. No tema küll ei olnud hobi inimene selles mõttes, ta ikka oskas kõik rahaks keerata. No eks olid omad olemas seal ja ma olen nõus, aga põhimõtteliselt ettevõtte istus kogu aeg miinuses. Peale 1 aasta, kui neil viimsusosakond ära põles, siis nad said kindlustuse. Ärikatlustuskindlustus ka ja ettevõtte juhid said preemiat tänu sellele. See oli iga aasta. Jah, no näete, järelikult on võimalik. Et saamegi selle asja täna lõpetada siin positiivse noodiga, on võimalik. Jah, aga aitäh teile.